Tere tulemast, kallis Rakett 69 sõber. Aasta käes on 2025. Tahaks teha mingi hea riimi, aga ainuke, mis meelde tuleb, on mis siis. 15. hooaeg, see tähendab seda, et sellest ajast, kui Mats saates osales, on möödas juba 12 aastat, 13 aastat ja tegelikult lausa siis ikkagi 12 aastat, sest hooaeg algab. Ma ei tea. Teise hooaja superstar on minu vasakul käel, teie jaoks paremal pool ja ikka ainult selleks, et vaadata, kuidas tulevased teadussuperstarid 15. hooajal läbivad tuleproovid ja kes, kui kaugele ja kas jõuab ka saates. Ja eriti olulise rollina siis tahan meie teadustoimetaja Raidi käest ära küsida kõik kaadritagused ja muud küsimused, et teie näeksite, kui palju tööd tegelikult läheb selleks, et sellised lahedad ülesanded teleekraanile jõuaksid. Mu lemmikosa nädalast hakkab jälle, ma olen pool aastat või natuke kauem isegi pidanud nagu täiesti tühjad nädalad on olnud, aga nüüd ma saan jälle nohiku välja lasta ja küsida Raidilt, miks? Lase nohik endast valla. Ja teate, mul on üleskutse. Me tegime üks meiliaadressi nagu mvtt@kvark.ee. MVTT, see tähendab märka vigast teadustoimetamist. Nii et kui sina näed enda ümber maailmas midagi, mis sa tahaks saata meile, et me nagu ka võtaks oma pilgu, siis mvtt@kvark.ee. Mina nägin ühte LHV reklaami, nad reklaamisid toodet nimega võimenduslaen ja siis seal juures oli graafika, kus siis võimendust kuvati läbi blokisüsteemi. Ja see blokisüsteem oli nagu üks ühele, et seal tegelikult ei olnud võimendust. Ja siis me andsime märku, et teate, et kui tahate, et päriselt võimendaks, siis peaks olema selline see skeem. Ja siis natuke aja pärast see skeem muutus siis selliseks, et seal oli päriselt võimendus. Aga no see on võib-olla väga spetsiifiline, et võib alati ka olla nagu lihtsam asi. Näiteks näete sinist taevast ja keegi ütleb, et see on roheline, siis... Saada meile mvtt@kvark.ee ja läheme. Ja nüüd, daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Aeg on ette panna lipsud ja pingutada püksirihmad. 3, 2, 1, Rakett 69! Võin selle kõlabi lihtsalt, mitte selle kõlabi. Piiritu teadmiste janu, terased mõttekäigud ja otsustav tegutsemine. Noorte teaduskonkurss Rakett 69 tõuseb 15. korda õhku Tallinnast Proto avastustehasest. Tere õhtust! Rakett 69. Kas oled kuulnud, kui ma vahel räägin, et kui on vaja ilusaid asju teha meil, siis no mina ei tee. Nii. Siis mul ei ole seda pädevust. Aga võt see maakera siin. Juhtumisi, alati kui on vaja joonistada nagu kas riigi kontuuri või maakaardi mingisuguseid kontuure, siis öeldakse Raid, sa vist oskad. Ja siis ma teen ühe nagu käkerdi sette, siis keegi värvib selle ilusaks. Aga et seda nagu ilusat sinist ja rohelist maakera mina ei ole teinud, aga ma olen joone tõmmanud. Kui keegi tahab Raidi joone tõmbamise täpsust lähemalt näha, siis otsige YouTube'is. Kus nurgas see saab panna? Või ei saagi või? Ma ei tea, igastahes otsige teaduskooli õppevideoid ja seal Raid õpetab, kuidas joonistada Eesti kaarti. Ja kuidas teha endale gloobus. Jah, ja mõlemas väga hästi joonistab seda. Sa on teadustaevast iirelnud juba 14 seiklusrikast aastat. Täna õhtul selgub, kes asuvad teadusrännakule, mille lõpus ootab parimat. Rakett 69 15. hooaja võitjatiitel. Raketi pardale mahub 12 tulevast teaduse tähte. Rakett 69 võitjat ootab 15 000 euro suurune teadusstipendium Eesti Teadusagentuuril. Ebareaalne. See ei ole võimalik. HK Unicorn Squad premeerib nii kõige silmapaistvamat raketlast kui parimat tüdrukut 6000 eurose stipendiumiga. Võistluse esikolmik kindlustab endale õppekoha Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis.
Rakett 69 15. lennufinaliste enim mõjutanud õpetajatele paneb LHV Pank välja 5000 eurosed stipendiumid. Kas see on esimene ennustus kohta? Esimene ennustusvoor, no nii. See on, jah, ma tahtsin mõelda, et äkki tuleb kuskil mingi parem kaader, aga ma arvan, et see on päris hea. Võta kohe hiir ka, pane hiirega siin, käi ringi, näita, kuhu sa vaatad. Kas siia. Vaata, ta ikkagi on siin kõigist peajagu üle, nagu sõna otseses mõttes. Siin taga äkki mõni huviline, vaata siin tagareas on tagasihoidlikud inimesed, kes võib-olla tulevad ja üllatavad. Võib-olla kohe eest keegi, kas võib-olla mõni poiss, võib-olla mõni tüdruk, kas kollase särgiga, kas valge särgiga. No ma panen, ma tahaks arvata, et näiteks siin. See on järgmine Rakett 69 võitja. See on järgmine Rakett 69 võitja. Tead, ma õppisin eelmine nädal, et kaadri saab edasi E-tähega. Ta naeratab nüüd. Punkti ja komaga sai ka. See on YouTube'is. Õige. Vot, nüüd on nägu, eks ju? Jah. Sina siin oled matsi hinnangul Rakett 69 15. hooaja võitja. Esimene ennustus, vaata mitu päeva peab, mitu nädalat peab, me ei saa siin päevades mõõtagi. Me saame mõõta kas minutites või nädalates. Eelvoorudes paistsid sadade andekate noorte seast silma need, kellel ei tule puudu julgest pealehakkamisest ja kes suudavad oma teadmisi oskuslikult ära kasutada. Tead, no siin, meil on siuke nagu eelvaliku eelvoor, kus on mingi osa, mis me teeme Eelvaliku eelvoor või? Kuidas sa näed, kui palju inimesi tahtis tulla saatusse? Ma saaks selle välja otsida, ma nagu ütlen puusalt, et umbes 100. Nii. Minu arust, jah, 100. Ja kui palju laborinti pääseb? 24. Ja kas 100-st 24 tehakse ühe või rohkema vooruga? Rohkema vooruga. Okei. Meil on üks voor, kus on siis teatavad sellised küsimused ja siis selline meeskonnarjutus, mida me näeme siin pildil, siis on intervjuu voor ja siis selle põhjal valitakse siis avasaade ja avasaates saavad siis 12 nagu järgmistesse saadetesse. Oota, ja intervjuuvooru saavad kõik? Või? Ei, tehakse ka jälle esimene filter. 100 tükki teevad seda esimest asja, siis tehakse filter, ütleme puusalt 50 saavad intervjuuvooru, 50-st 24 saavad avasaatesse, 24-st 12 saavad stuudiosaadet. Ja intervjuuks sina räägid kõigiga? Ei. Sest vaata, intervjuuvooru eesmärk on rohkem see, et saada võib-olla nagu inimese persooni rohkem teada ja kindlasti hinnatakse seal ka seda, kui hästi sa oled võimeline rääkima ja oma sõnu formuleerima, sest et telesaates sa pead ka seda suutma. Et minu poolt, tegelikult ütleme ausalt, viimast hooaed on rohkem vist Karoliine poolt, aga koha peal on veel keegi kolmas tavaliselt meie seast, kes seda siis läbi viib. See aasta käis Helen. On siis see esimene osa, kust me proovime selle esimese kiire filtri teha, et umbes pooleks võtta inimesed. Ja vaata, siin on see meeskonna ülesanne, kus tuleb kokku panna sellist kollast kuubikut. Seda on, võib-olla oled näinud nagu varasemalt ka seal eelmistel hooaegadel umbes sarnases kohas. Me vahel oleme seda kasutanud, see kunagi oli saate ülesanne. Meil oli siuke kuri plaan see aasta natukene. Me mõtlesin, et me vahetame selle välja ja siis ma disainisin siin mõne ülesande selle jaoks, mis oli nagu keeruline. Keeruline lahendada 3 minutiga, veel keerulisem lahendada 3 minutiga 3 või 4 kesti. Ja meil korraks käis läbi see, aga suva. No et selle ülesande eesmärk ei ole see, et sa lahendad selle ära. Selle ülesande eesmärk on see, et meie näeme, mis on sinu roll meeskonna töös ja kuidas see grupi dünaamika jaotub. Ja no olles siin nüüd salvestanud mõned osad ka sellel hooajal ja eelmistel hooaegadel, siis see on väga õige. Need ülesanded, mis on kõige frustreerivamad ja kus inimesed ei jõua nagu kiiresti ja edukalt lahenduseni, see on see, kus sa näed, kuidas see nagu inimeste omavahelised rollid jaotuvad. Nii et korraks oli siuke plaani, et võib-olla me paneme siukse asja, mida sa ei jõuagi 3 minutiga teha. Aga siis me otsustasime, et võib-olla see eduelamus on seal ka ikkagi suhteliselt oluline, nii et see aasta oli seal kuubik, järgmine aasta võib-olla siis midagi uut ja järgmist.
mina tahan tulevikus kindlasti saada leiutajaks. Ma erinen teistest selle poolest, et olen särtsakas ja paistan silma. Minu suurim unistus oleks saada kunagi kas kosmosesse või siis Eesti Kaitseväe kindraliks. Minu suurim saavutus on korvpalli mängiva roboti valmis modelleerimine. Ma arvan, et mul on pikka maaga kõige suurem tahe võita ja ma olen valmis võida nimel kõike tegema. Nüüd tuleb edasipääsnutel läbida muusikaline teaduslabürint, kus ootab neid ees 3 ülesannet. Teaduslaburindis saadab ülesannete lahendamist tuntud Eesti muusika ja pilgud suunab kuule Ines. Esimeses ülesandes tuleb võistlejatel kindlaks teha, kus kulgeb kuu. Sekundid ja minutid mööduvad teaduslaburindis armutult kiiresti. Kella jälgib Elina Born. Teises ülesandes on oluline, et üles peab ärkama täpselt kell 6. Elina pani Stigile selle alarmi. Labürindi lõppakord kõlab setopäraselt. Kergole kutsub Jalmar Vabarna. 3. ülesandes ootab võistlejaid ees teaduslik kergotamine. Mis see tähendab? Nagu kui ma esimesest 2 ülesandest veel võib-olla sain aru, siis nagu... Siis tuleb oodata, kuni tulevad targad võistlejad ja tark kohtunik ja seletab seda. Mina võtan koha sisse siin rõdul, et teha kindlaks, kes väärivad kohta Rakett 69 15. lennupardal. Koos minuga jälgivad võistlejate sooritust geneetik Riin Tamm, Sisekaitse Akadeemia teadusprorektor, Kliimaministeeriumi ehitus- ja elukeskkonna osakonna juhataja. Iga ülesande lahendamiseks on aega 4 minutit. Kas see on eelmise hooaja võitja? Jaa, see on eelmise hooaja võitja. See on mingi asi, et nad käivad seda nagu avasaad, või see on nüüd nagu esimest korda? Ma ei mäleta eelmisest aastast. Ma ei julge öelda, kas see on alati asi, aga vahel ikkagi satub. Õigesti vastanud võistleja võib kohe edasi liikuda ja edumaad kasvatada. Vale vastuse korral peab võistleja ootama, kuni 4 minutit täis saab. Kindlasti füüsika minu lemmikõppeaine, sest ma tahan paremini mõista maailmas toimuvad. Mulle meeldivad väga loodusained, et füüsika ja keemia ja bioloogia, et need on täiesti minu nagu eriala. Kõige tugevam olen ma koolis matemaatikas, keemias ja inglise keeles, see meeldib mulle ka. Koolis halvasti ei lähe midagi, aga pigem humanitaarained on nõrgemad, kuigi ka keeldeteadustes ma olen väga tugev. Mulle eriti õppeainetest ei meeldi füüsika. Ma ei tea, kuidas, aga kui sa nüüd tagasi lähed ja vaatad, siis iga inteka taga seisab üks härmatise pusaga tüüp. Pane käima, pane siit. Panen veel tagasi ja? Ei, ära rohkem pane, vaata. See halvasti ei lähe midagi, aga pigem humanitaarained on nõrgemad, kuigi ka keeldeteadustes ma olen väga tugev. Mulle eriti õppeainetest ei meeldi füüsika. Muusikalise teaduslabürindi avataktid kõlavad õige pea. Võistlejad saadab teele Rakett 69 14. hooaja võitja Andri Türkson. Olen siin Tambetiga, kes läheb kohe esimesena rajale. Mis tunne on? Pinged on laes, tunned on laes, kõik on laes. Väga hästi. Oled sa valmis? Otse loomulikult. Siis tähelepanu, valmis olla. Läks! Tere! Tervist! Siin on sinu ülesanne. Nii, kus kulgeb kuu? Hea lool. Paiguta kuu asukohta, mis vastab maalt jäädvustatud fotole. Nii. Kuu on siin. Tänan teid. Paiguta siis õigesse kohta. Nii. Kuu. Kuu on maa juures. Nii palju ma tean. Olen Tambet, õpin Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumi 12. klassis, aga olen pärit Lääne-Virumaa metsade vahelt. Ja meil on... Näed sa, esimese ülesande juhis. Loed ise. Paiguta kuu asukohta, mis vastab maalt jäädvustatud fotole. Pilt on tehtud põhja poolkeralt, taevakehade suurused ja omavahelised kaugused ei ole samas mõõtkavas. Mis vastab mu küsimusele, et need kerad, pallid ei oma nagu sisulist väärtust peale illustratiivse. Kusjuures kerade enda omavahelised läbimõõdud on väljalt päike, siis teised on, peaks olema
ligilähedaselt või ütleme mitte ligilähedased, aga lähedased korrektsetele suhetele. Et see kuu, mida nad paigutama hakkavad, see on päriselt umbes nii väike võrreldes sellega, kui suur on maa. Jaa, et need osakaalud samamoodi me näeme siin siis esimest 4 planeeti päikesesüsteemis, nende omavahelised suurused on siis ka enam-vähem. Kui päike oleks ka, siis päike peaks olema 109 meetrit kõrge, aga see ei mahu meil stuudiosse, nii et päike ei ole, aga teised 4 tükki on. Kuu pilt. Nii, kuu võiks näha välja. Kas neil on nagu praktiline võimalus ka seda ülesannet lahendada, et kas nagu nad saavad nagu päikse niimoodi? Prožektor päikest ei ole. Okay. Aga kas tahad, toome sulle? Ei, on okei. Samasugune, sest kuu näeb maa pealt ja alati ühte pidi. Ma saan aru, et kuu ei saa olla maa päiksepoolsel küljel, seega on mul valikus 2 posti. Ja päike on seal, mis tähendab, et öö on meil teisel pool. Ma paneksin kuu siia. Mis sa pakud? Mäletad, milline pilt oli? Või tahad, võtan sul pildi kõrvale? Kas see on õige või vale? Ma ei tea, ma ei mäleta, kummal pool oli. Ma olen ta selle esimese poolega arutelust nõus, et meil ei saa kuu olla päikse pool. Ja ma olen ka sellega nõus, et ta kitsendas nende 4 posti peale, mis on maa juures, mitte ei kaalunud poste, mis on seal Merkuuri ja Veenuse ja Marsi ümbrus. Jaa, väga hea tähelepanek. Et need on õiged, aga nüüd ilma nagu pilti nägemata ma ei suuda mäletada kumbal pool. Ma otsin sulle kohe pildi välja. See on see pilt kuust. Kas Tambet paneb selle praegu õigesse kohta või mitte? Või kirjelda mõtteprotsessi kiirega koos. See on nagu sa tahad, et see oleks see on ootamatult keeruline nagu nii, sest et ma ei ole seda kunagi nagu enda peas niimoodi nagu lõpuni tükkideni läbi mõelnud. No me näeme, et paremal pool küljest on see kuu nagu servterav, ehk siis meil peab päike niimoodi peale paistma, et me näeme kogu seda nii-öelda nagu kuu paremat serva nagu täielikult, sinna ei teki mingisugust varju. Vasakule poole meil tekib vari, ehk siis kui me nüüd maa pealt vaatame ja see kuu paistab, siis see, kuhu ta praegu paneb, tekitaks varju kuu paremale küljele. Ehk siis see pool siin peaks olema nagu ära lõigatud. See, kuhu ta praegu paneb, see tekitab varju niipidi. Nii et järelikult ta paneb vale posti, et see tuleks panema teisele poole. Okei, no. Minu peas, aga võib-olla ma eksisin ja see on, ma tunnen suht oluline öelda kohe, sest muidu see mõttekäik jääb vaatajale pähe ja siis neil on nagu raske ümber häälestada. No vaatame. Oled kindel? Jaa. See ei ole õige vastus. Väga kahju. Ma valin 2 posti vahel, kuid valides ei võta arvesse etteantud pilti ja lõpuks pakun huupi. Mulle tundub, et Tambeti loogika oli igati õige, aga ta pisut kiirustas. Nii. Ines võiks mind ka kiita. Mulle tundub, et loogika oli igati õige. Tere! Ühenda palun juhtme nii, et kell näitaks täpselt 6:00. Jälle, väga hea loog. Nii, elekter. Kui esimeses ülesandes tegutsesin mõtlematult, siis nüüd üritame läbi mõelda kõik võimalikud. Ma tunnen täiega see nii elekter, et meil on varasemates nendel hooaegadel on ka olnud, eks ju, nii-öelda võib-olla tuntud kohtunikke nendes punktides. Aga see aasta nagu, aga ütleme, et võib-olla nagu olümpiavõitja Katrina Lehis ja nagu popstar Elina Born on nagu võib-olla nagu erinevates seltskondades ja võib-olla nagu erineva ligipääsetavusega nagu tunde poolest võib-olla. Et kui sa läksid ülesannet lahendama ja Katrina Lehis ütles sulle, et et sul on siuke ülesanne, siis sul võib-olla see nagu starstruck või nagu ma ei tea, mis eesti keele siis siuke nagu, et siin on kuulsus. See võib-olla, see reaktsioon oli nagu madalam kui praegu, kui meil on siin nii-öelda tuntud lauljad, sest et nende puhul lihtsalt numbriliselt neid nagu fänne on võib-olla nagu rohkem. Ma isiklikult ei valiks nagu poolt, ei tahaks nagu poolt valida. Lihtsalt ma nagu et mis sektor on sinu jaoks nagu rohkem avatud sinu igapäevases kultuuriruumis? Jah, täpselt. Et siis nüüd on nagu see nagu fookus ja siis need ülesannet lahendades on ka nüüd see fookuse nagu ülesandele seadmine on nagu võib-olla siis sellest tulenevalt natukene nagu täiendava
raskusastmega. Okei, jaa, vaatame edasi. Jah. Viisid, et ei korduks sama asi. Nii, aga vaatame, punasid nüüd võiks nagu plussi panna. Katsetame, sest kui esimesena mõtet ei tule, siis nii, aga meil on algus. Ja nüüd siit võiks kas või lihtsalt vaadata, et kui A pani selle põlema, siis minna järjest edasi. Et äkki siis B paneb meil siit selle põlema. Ja nii ta meil teeb. Mul on kell, mul on joonis, aga mingi konks ju peab olema. Kõik tundub liiga lihtne. Ja 6 on teistpidi. Aga mulle tundub, et see ülesanne on selline, et meil on, mis see teeb siis, 7 erinevat pistikut ja me peame valima, millised 7 pistikut ühendada selleks, et need 6 tuld põlema läheksid, mis number 6 sellel digitaalsel skaalal ette annavad. Meil on tõesti 7 pistikut, seda nimetatakse ka 7-segmendiliseks, inglise keeles öeldakse 7 segment display, 7 segmendi ekraani elektriskeem, nagu näeme sellelt juures olevalt pildilt, on siis see, kuidas me nimetasime selle sinna. Ja jah, sul tuleb panna lihtsalt 7 tulest need 6 tükki põlema, et tuleks number 6. Kas sa oled enne kokku puutunud? Nagu 7 segmendi ekraaniga ja või millega? Olgu, ma olen kuulnud tagasisidet inimestelt, et kui Mats peab asju ehitama või lahendama, siis seda on alati lõbus vaadata. Nii et mulle tundub, et meil on nagu siin saates olümpia kohta mõnikord öeldakse seda, ma räägin, kuniks sa seda pakiga teed. Et selleks, et nagu olümpia nagu sportlaste saavutustest nagu saada täita aru saama, oleks hea, kui samal võistlusel alati võistleks ka üks nii-öelda tavaline inimene. Et siis sa saad nagu aru, et no wow, mis toimub. Ja kumb sa oled? Mulle tundub, et nagu me peaksime seda või meie saate puhul, kuna need ülesanded on sellised, mida kõik saavad ise nagu enda peas lahendada, siis nad saavad ise need tavalised inimesed olla ja mina pean siis olema see nagu testjänes, kes näitab, et kas üldse on võimalik selle aja siis, nagu te olete planeerinud ülesanne ära teha või? Või kumbat pidi see nagu töötab? Teeme niimoodi. Põhimõtteliselt on niimoodi. Tavaliselt, kus kasutatakse selliseid ekraane? Siin on üks ekraan. Näed, siin on 4 numbrit, need lähevad põlema siis, kui seal on 4 7 segmendi ekraani. Jah, 4 sellist tükki millest koos. Saab teha numbreid. Millest saab teha numbreid. Ma selle võtsin lihtsalt näidata, et meil on siin väike plaat taga ja niimoodi saab neid siis panna, aga üks element näebki välja lihtsalt siuke. Proovi näidata teisel pool, mis on oluline, siin on 8 sellist, võib-olla vist isegi rohkem sellele konkreetselt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, siin on neid toiteid ja asju dubleeritud. Ja selleks, et me teaks, kuhu midagi peab ühendama, siis tegelikult me peaks otsima sulle skeemi. Teeme, et sina ei pane number 6. Nii, kas ma panen number 2 või number 5 või number 4 siis? Teeme number 1. Nii, sinu konkreetse selle mooduli näed, joonis on siin. Toitevinge peaks ka üle vaatama. Ja mulle sa seda elektriskeemi ka näitad või ei näita? Ma näitangi sulle elektriskeemi. Väga hea, et sa küsisid. Võistlejatel oli siuke ilus lihtsustatud elektriskeem. Sinu elektriskeem on see siin. See parempoolne osa siin. Näita mulle seda järgmist ka vist. Sul on vaja näha miuke pinn, mis number. Ai, ma tegelikult näen, seal 1 ja 5 on öeldud. Räägi, mis sa teed? No ma kõigepealt vaatasin seda, et ma pean siin peal näitama number 1 ja number 1 tuleb siin punkti kõrval. Seal punkti kõrval ja siis ma sealt ekraani pealt näen, et mul on selleks vaja segmendid B ja C põlema panna. Ja siis selle sama ekraani pealt ma näen ka, seal on selle klotsi ülemises ja alumises servas on üleval on 10 ja 6 kirjas ja all on 1 ja 5 kirjas. Ja ma nüüd teen eelduse, et need siis vastavad, kuna siin taga on mõlemal pool 5 sekast pistikut, traati. Klemmi, 5 klemmi, et need vastavad nende klemmide nummerdusele, et kust poolt lugema peab hakkama. Ja selleks, et ma saaksin number 1, ma panen B ja C põlema panema. Ja siis ma näen siit alt nüüd selle teise skeemi pealt, mis on siin kirjas, et selleks, et B ja C, need on ühendatud klemmide 4 ja 6 alla. Et nüüd ma pean siis füüsilises ruumis siit selle klotsi pealt need klemmid 4 ja 6 üles leidma. Ma tean, et üks on üleval siin kõige punktipoolsem, sest et ma näen, et siin on number 6 ja ma tean, et teine on all punkti poolt lugedes teine. Ja kui ma ütlen punkt, siis ma mõtlen seda punkti, mis on siin ekraani peal. Ja nüüd me paneme siin siis juhtmed külge
kummapool see punkt on, siinpool. Võib-olla on veel huvitav mõelda, et sinul on 10 klemmi, eks ju, võistlejatel oli 8, ehk siis 7 pluss 1. Sinul on 10, sest et sul on 7, siis on punkt, mis on 8 ja siis see toiteklemmi saab 2 kohast anda peale. Kuhu me teised otsad panema peame? No nii, ütle sina mulle. Millise pealt meil jookseb siia sisse elekter välja? Kas see on siis see DP või see on point või? See decimal point on DP, decimal point, jah. No mis meil siis üle jäävad? No et mis on nagu toitepind, midagi peab üle jääma, kus nende teine pool on ühendatud. Aga kuhu on nende teine pool ühendatud? Siin on 3 ja 8 tõesti märgitud. Tihtipeale need andmelehtede joonised on sellised igas riigis oma standardid ja see, kes toodab, see teeb. Nii, kuna see on diood, siis ma pean selle õiget pidiga vähendama. Õige. Nii, dioodist läheb niimoodi läbi. 3 ja 8 signaalne. Mis värvi panid oma plussi? Roheline. No nii, pane külge. Nii, väga hoolikas olen. No, see laua peale panek oli päris tark mõte. Nii, ja no nii, Raid. Oota, üks ühe lahti. Kuhu? Vaata, et õigesse panen nüüd. Nii, panin õigesse enda arust. Nüüd saame näha, kas kui Raid nüüd toidet annab siia. Ma pean veits peale keerama. Siin on mitu dioodi järjest. Oi, ma olen valesse sellesse pand. Tõesti, see peab siin olema. Pumm. Pumm. Mis numbri tegid meile, Mats? Number 1. Jee! Ja peaaegu oleks ikkagi nagu 7 teinud. Sest et panin kui lahti lugesid valesti? Ei, no kui lahti tulid, siis panin tagasi mõlemad ühte moodi. Ei mõelnud enam, et nad olid erinevalt enne. Vahva, hea töö. Paneme siia vahele, kuidas... Mulle tundub, et teie loogika oli igati õige. Ei, see on Elina ülesanne. Niimoodi töötab, nii et vaatame saadet. Tähendab seda, et see on... Ja minu meelest siin nagu siia peale vaadata, see ülesandele oluline on mõista. Ma saan aru, et nad võisid nagu katsetada seal nii palju kui kulub, on ju. Neil on nagu oluline on see, et kuna on 2 tükki on juba nulliks tehtud, siis neil tegelikult on nagu väga hea etteküjutus sellest, et kuidas mida ühendada, et asi töötaks. Ja kui neil oli ka see skeem ees, nende tähtedega on ju mooduli sümbolitega, siis A kuni F või mis nad jooksid, siis nagu tegelikult sul on siuke nagu katse-eksitusmeetodil lahendatav ülesanne, et sa saad nagu näidise põhjal need tuled põlema ja siis juba proovid augud läbi, et mis kuhu käib ja võib-olla ei olegi skeemi vaatamine nagu number 1 tähtsusega, aga elegants loeb ka midagi. Elegants loeb ka midagi. Valesti, tunne külla. See on 9. Nii, 6, see oli valesti B, F. Rahulikult, number 6. Vana rahu ise. Just, tubli, mine edasi ja palju õnne. Seal taga hakkas vilkur käima. Kas see on automatiseeritud ajavõtusüsteem, et kui seal toimub see õige ühendus ära, siis kohe läheb kell seisma või see on ikkagi nupust vajutab keegi? No seal on jah detektor, mis siis käivitab. Gregor. Jah, selge. Gregor kükitab seal laua all ja siis kui ta näeb, et läheb põlema, siis ta vajutab stopperi seif. Tambet oli vahepeal natukene segaduses, sest tablool olid teised numbrid, aga lõpuks sai tublisti hakkama. Oi, tervist! Tere! Sinu ülesanne on siin. Teaduslik kergotamine. Pane kerk kokku nii, et sellel saaks istuda. Esimene asi, mis mul on olemas, mis ma nendega teha saan, siis on vaja lahendada ülesanne. Ma saan aru, et asi, mida ma pean ehitama, võiks meenutada tabureti. Taburet seisab 3 jala peal, nii et ta tuleks teha 3 jalga. Aga kuidas küll on küsimus? Otsustan katsetada lahendust, kus pulgad 3 kaupa peaksid tegema taburetile jalad. Pulki on mul 3, 3 ja 2, 8. Ikkagi peab olema see, et ma toetan nad kokku ja siis ta seisab, aga see on mingi kavale nipiga. Kindlasti on kaval nipp siin sees. Kas Jalmar võttis selle ülesande ise kaasa? See on nagu päris mingi kultuuriline see taustaga mäng või see on ikkagi konkreetselt ainult selle saate loodud? See oli su küsimus. Ma mõtlesin, et kas ta istub
köögis siukse tooli peale tõi kaasa. Ja siis ma olin, mida sa ajad, Mats? Mida sa ajad? Minu teada ei ole selles mõttes kultuurilise taustaga, aga Jalmar kohe varsti seletab meile ka, mis see kerk tähendab või mis see üldse on. Aga ülesanne selles mõttes on ikkagi lihtsalt saate jaoks tehtud. Ja pärast me jätsime ta protosse, sest et kui te nüüd lähete ka protosse, siis minu arust peaksite see nädalavahetus saama lahendada seal seda ülesannet ka. Nii et minge kindlasti vaadake järele. Mõistan, et pulke on küll puudu, kuid paremate mõtete puuduses lähen selle lahendusega edasi ja loodan parimat. Nii. Ta peab seisma niimoodi. Nii, aga... Hinga. Käsi on puudu, aega on vähe ja ülesanne jääb lahendamata. 3, äkki korraks seisab. Ei, aga jõuks edasi, edu. Tambet pani siit laua juurest just ajama ja minu arust jäi ta ühte lahendusse liiga kinni ja ei jõudnud proovida teisi võimalikke versioone. 3 ülesannet on läbitud ja kohe ületab esimene võistleja finišijoone. Seal võtab ta vastu eelmise hooaja säravaim raketlane Rudolf Kivi. Ja. Enne kui ta siit läbi hüppab, siis seda tabureti ülesannet ei tahtnud, et ma teeksin. Või seda ei olnud lihtsalt, või sa käisid otsimas ja siis nagu said teada, et ei ole või? Ma käisin otsimas ja ma võin sulle öelda, et Karoliine, mis hooajal sa osalesid? Kas sinu avasaates oli tabureti ülesanne? Kas sinu avasaates oli see tabureti ülesanne? Sinu hooajal? Aitäh! Ja Uudu, paneme tagasi. See tähendab seda, Mats, et see ülesanne, see on protos. Ja kui ma käisin laos otsimas, siis ma leidsin ainult selle 7. hooaja versiooni. Ehk siis see ülesanne on olnud enne saates ja see oli võrdmisi keerukas ülesanne. Ja me mõtlesime, et me anname uue võimaluse noortele seda lahendada. Mind väga huvitab, et kas meil nüüd siis saate jooksul juhtub olukord, kus ma olen seda näinud ja siis nad teevad. Sest et kuna see on nagu varasemalt vaatamiseks olemas. Ja, võib juhtuda. Siin on hunnik värvilisi pulki. Need on palju rohkem, kui seal oli. Oleme stopperi ka sulle kohe või? Opsti, stopper läks käima. Need on palju rohkem, kui seal oli ja siin juhtus niimoodi, et Julatud. No, leia see koht, leia see tasakaal. Keera vinti peale on väike vihje. Tead, see on palju keerulisem, kui ma arvasin. Kusjuures minu arust on sellega natuke keerulisem, sest kui sa, see disain on natuke teistsugune siin. Kui sa vaatad seda selle plaadi alla, siis see ei ole võrdkülgne kolmnurk seal. Et ma arvan, seal on lihtsalt natukene tehtud tootmistehniliselt on tekkinud siuke olukord. Aga ta on ikkagi, ta on lihtsalt võib-olla mõnes suunas natuke stabiilsem kui teises. Ma arvan, kui sa näiteks keeraksid seda peal, siis võiks minna paremaks. Keeraksid nagu, et võtaks lahti ja prooviks uuesti. Aga see, mis praegu on ilusti võrdkülgne. Võib-olla on see ka. Siin on lihtsalt üks optiline illusioon, millest ma kohe varsti tahan sulle rääkida. No, kas juba püsis? Suru. Nagu? See on kõige parem, kui sa näed, et inimesel on hästi vähe stabiilne asi. Sa ütled suru, siis ta paneb käega. No ma arvan, et sa oleksid saanud saates selle seisma praegu. Ja said praegu ka. Tubli. Paneme aja kinni. Said tublisti hakkama. Bravo. Tavainimene ka võrdluseks. Ma arvan, et seda ülesannet oleks väga hästi lahendanud nagu vanema generatsiooni. Need, kes on 3 jalaga tabureti peal istunud kunagi või? Tahan ma näitan sulle ühte häkki, mis on küll siuke, et seda on raske nagu ette teada. Aga kui sa tead, siis seda ülesannet on oluliselt lihtsam tavaliselt panna paika. Seda ristisin, vaata kättega hoida oli suht keeruline, eks ole? No ja ütleme, et oli. Aga natuke lihtsam on see nagu ära ühendada lihtsalt auk
teise auguga. Mis tähendab, sa saad nagu sellise asja enam-vähem paika panna siia. Sa võid mulle selle panna tagasi. Ja kui sa tahad selle nüüd taburetiks keerata, siis sa... No näed. Ütlen ma jah, et on lihtne. Siis sa keerad sellele nüüd vaikselt vinti peale. Eks see pulk on lühem. Või siis ma ei hoia piisavalt survet peal. Ja siis sa keerad vaikselt niimoodi vindiga kokku. Ja siis sa jõuad siia kohta, kus sa saate siis piisavalt suruda või pressida kuidagi tasakaalu. Aga noh, kõige keerulisem on siia asendisse jõudmine. Ja sinna asend, noh, et see, et ma saan vaata väheste kätega, 2 käega, millest üks hoiab plaati tavaliselt, ma saan 1 käega kõik need asjad paika. See on see keeruline osa. Aga nüüd, kui te teate, et siin on siuke pöördetrik, siis ma arvan, see teeb nagu lihtsamaks, kui teil on kunagi vaja panna niimoodi tool püsti. Aga siin ülesandel on lahendusi veel. No, väga saab ilus. Kunstiliselt ka. Jah. Lahendusi on, vaatame, võistlejad teevad siin kindlasti palju lahendusi ja siis võib-olla ma räägin ühe nalja veel. Aga ma tahaks öelda, et kui keegi ütleb, see on sama ülesanne, siis ei, vaadake. 7. looajal prooviti 3 nurk paigutada ära 8 nurga peale. No see on 8 nurk. Mis, noh, see näeb nagu, ta tundub asümmeetriline, et võib-olla ta ikkagi on, vaata võrdjärgne 3 nurk, aga ta tundub nagu natuke nagu veider vaadata. Meie omas on siis, noh, selle hooaja omas on 6 nurk. Ma arvan, et visuaalselt on natukene rohkem tasakaalus. See on siuke pisidetail. Vaatame seda ülesannet edasi. Nii, tule siia. Räägi, mis sa arvad, kuidas sul läks? Imeliselt. Oled ise rahul? Muidugi. Väga tubli. Võid liikuda sinna poole. Just, aitäh. Tubli, jõudu. Noh, tuleb ikkagi edasi liikuda, ei ole siin midagi. Oled siin teaduslabürindi stardis. Mis tunded sind valdavad? No pinget on ikka tunda, aga ma olen valmis. Vaatasin neile eelmist hooaega, nii et usun küll, et saan ilusti hakkama. Oleks pidanud 7. ka vaatama. Suurepärane. Siis tähelepanu. Valmis olla. Läks! Tere! Tere! Teie ülesanne. Kuus kulgeb kuu. Paiguta kuu asukohta, mis vastab maal teadustatud footole. Nii, pilt on tehtud siis põhjapookeralt. Kuu asukoht sõltub 2 asjast, kuhu kuu peale langeb valgus ja kust kuu on nähtav. Siin on maa, see on päike, Merkuur, Veenus, Maa, Marss. Kõigepealt üritan aru saada, kus need planeedid asuvad ja kuhu võiks kuu minna. Ma tahaks arvata, et kuu on tegelikult kuskil nagu maa lähedal, sest see oleks loogiline. No vaata, ma ütlesin, et suurused on omavahel nagu enam-vähem suhtes ja kaugused on tegelikult ka omavahel enam-vähem suhtes. Ehk siis, kui sa võtad Merkuuri ja Veenuse kaugused maast, siis need nagu suhtuvad päriselus samamoodi nagu siin. Aga kaugused päikesest. Oluline detail on, et nad on erinevates mõõtkavades. Jah, ehk siis planeedi enda läbimõõt ei ole samas mõõtkavas, mis on planeedi kaugus päikesest. Ja kui muidu mulle nagu meeldis mõelda, et meil on 2 mõõtkava ja kõik on paigas, siis tegelikult ei ole, sest et need kuu positsioonid on täiesti siis nagu 3. absurdsus eraldi. Ja seda sellepärast, et ükskõik kumbasse mõõtkavasse, kui me tahaksime pressida seda kuud, okei, kui me tahaksime kuu kaugust pressida läbimõõdu mõõtkavasse, siis ta ei mahuks ikkagi tuppa ära. Kui me tahaks kuu kaugust pressida distantside mõõtkavasse, siis ta peaks asuma seespool seda palli. Et ühesõnaga see on siis nagu see asi, mis on lihtsalt ülesande ilu huvides juhuslikult seal kuskil mingis 3. oma mõõtkavas seal vahel. Vot, sain hingelt ära öelda. No, ja nagu minu meelest, nagu mis teeb selle nagu mugavamaks on see, et see pilt kuust ei oma teil, noh, et seal on ainult kuu peal. Seal ei ole nagu ühtegi vihjet mingile muule sellele taevakehale. Ehk siis ta võib olla ükskõik kui suur seal põhimõtteliselt. Ja vaata, siin on hästi oluline lause, ma hüppasin tagasi 10 sekundit kuule. Kulgeb kuu. Paiguta kuu asukohta, mis vastab maal teadustatud footole. Nii, pilt on tehtud siis põhjapookeralt. Pilt on tehtud põhjapoolkeralt. Kas sinu jaoks omab see rolli? Või sa tunned, et ise kui seda lauset ei oleks, sa lahendaksid seda samamoodi? Mina ise oleksin lahendanud seda samamoodi. Võib-olla siin on mingi detail, mida ma ei oska kohe mõelda. No see detail on, eks ole. Okei, jaa, on küll. Sest et lõunapoolkeralt mul on need vahetuses või? No ütleme, et vaata praegu, sina oled niipidi
püst peal sealpool, eks ju. Lõunapoolkeras oleks vahetatult. niipidi, mis tähendab, et see pilt oleks, et kui meil tundub vasakpool tume, siis neil tunduks parempool tume. Ja kuigi meie niikuinii, kui me vaatame kuud, siis me mõtleme nii, nagu meie seda näeme, ehk siis nagu meie jaoks midagi ei muutuks, lihtsalt, et ei tekiks segadust, siis me igaks juks panime selle täienduse sinna juurde. Kuu asukoht sõltub kahest asjast, kuhu kuu peale langeb valgus ja kust kuu on nähtav. siin on maa, see on päike, Merkuur, Veenus, Maa, Marss. Kõigepealt üritan aru saada, kus need planeedid asuvad ja kuhu võiks kuu minna. Ma tahaks arvata, et kuu on tegelikult kuskil nagu maa lähedal, sest see oleks loogiline. Ma arvan, et ikkagi need 4 punkti, kui mõelda selle peale, et kui need on teised planeedid, siis nad peaksid olema ikkagi kaugemal. Aga siis ma valin nende vahelt. Ma vaatan ülesannet ja ma ei saa täpselt aru, mis taevakehad need on. Päike, Merkuur, Veenus, Maa, Marss. Nii põhjapoolkera on siin üleval. Ja see peab olema samasugune. Kuna kuu on maakaaslane, pean valima 4 posti vahel, mis ümbritsevad maad. Foto on siis tehtud põhjapookeralt ehk siit, siis no teoreetiliselt siinkohal see oleks nagu hästi valgustatud kuskil siin tasandil. Ehk siis siin pool ei saa see kuu kindlasti olla, sest et siis oleks teine kuu külg valgustatud. Ma tean, et päike peegeldub kuult maale ja seda osa me näeme heledamana. Kui see oleks siin pool, siis oleks rohkem valgustatud kuu tagumine külg, mida maalt ei näe. Seega päike peab valgustama kuud. Äkki on hoopis tehtud siit, et see peegelduks. Saan aru, et pean ka päikesega arvestama ja nüüd tean kohe, kuhu kuu paigutada tuleb. See läheb siia poole, sest parem pool on valgustatud ja siit on kõik ilusti näha, nii et valgus tuleb siit pealt, nii et kõike on siit näha. Jah, see on mu vastus. See on su vastus, see on õige. Tubli. Jooksen edasi. Pane vingelt. Tean, mis ma vaatasin? No? Ines on lihtsalt nagu kuldne saatejuht. See on nii ilus, nagu et tal ei jää kunagi, no mina olen sotsiaalselt natukene vilets teinekord. Ja ma olen suht vilets nagu vestluste lõpetaja või ma näen, sul on väga lõbus, kui sa mõtled kõikidele olukordadele. Ja no Ines on just nii sujuv. Noh, praegu ka. Et see lause oleks lõppenud, kas ma jooksin sinna poole või jooksin sinna poole ja ta lihtsalt pane vingelt ja läks ja noh, nagu et vahepeal tekivad vaata mingid olukorrad, kus see nagu situatsioon ise teeb nagu nalja. Situatsioon mängib nagu niimoodi, et see võib nagu kuidagi veidralt välja kukkuda. Ja ta ei jäänud kordagi sinna kinni. See on nii ilus. See on nii puhas. Maa pealt näeme me seda osa kuust, kuhu jõuab päikesevalgus. Kui kuu valgustatud külg ei ole parasjagu maa poole suunatud, näeme me tema valgustamata külge mustana. Ilus. Ja vaata, siin on siis see pool on siis nagu see, mida me maa pealt näeksime kuust, kui on näiteks pool kuu. Ja see on siis see osa, mida me ei näe. Et see oleks nagu nii varjus, siin me natukene näeme, see stuudios on natuke valgust veel, et me Inest ka näeksime. Aga et kui see oleks täitsa must, siis meile ta paistabki niimoodi. Ja kaamera on siis siin vaata täpselt maateljal, et just kui kuu mõistes see oleks see, mida meie maalt näeme. Seega sõltub see, millisena me maa pealt kuud näeme, tema asendist. Nii, päike, maa, Marss. Kas see on ka kuu? Kas see on ka kuu, Mats? No, kui ma praegu vaatan peale, siis ma saan aru, miks tal see küsimus tekib. Sest see Merkuur teie mudelis on nagu võõrast värvi natukene võib-olla. Võib-olla ma lihtsalt olen valesid pilte vaadanud. Mis värvi sinu arvates Merkuur võiks olla? Kuust rohkem erinev. See on hea värvi nimetus. Aga tead, ma lohutan. Ta ei ole ainuke, kellel oli raskusi selle tuvastamisega. Oota siin. Ei, no ühesõnaga, heledam on nagu minu ettekujutuses Merkuur. Sa ei ole ainus, või tähendab siis võistleja ei ole ainus, kellel võib sassi minna. Nimelt, ka meil oli lõpus see koht, kus oli see, ma ei tea, kas Gregor tuli selle peale või keegi ütles, et võtaks kõikide kohtunike autogrammid kuu peale.
ja siin ta on, Merkuur autogrammidega siin küll ainsana on vist puudu Inese autogramm, sest et näed, Elina Born, Ines sai aru, et see pole kuu, ta ei pannud või siis ta oli tolleks hetkeks ära läinud. Aga kuskil peaks Jalmar ka olema. Ma olen pime. Need ongi mõlemad, see on Jalmar ja see on Elina. Ja. Vot, nii et kus kulgeb kuu, no mitte seal, kus Merkuur. Aga need on väga sarnased tõesti. Ja suurused on ka, ma arvan, meie mudelt see oli kas 2 või 4, no ühesõnaga ühekohaline arv sentimeetrid oli läbimõõdu erinevus. No eks siis nagu lihtsalt juhtus natuke niimoodi, et nad on sarnased. Ta asukoht seal mudelis peaks nagu andma selge vihje, et see ei ole kuu, aga nagu ma täitsa mõistan seda. Ja päriselt nad on ka selles mõttes, et me üritasime jäljendada nii palju. No nad ei ole päriselt sama suured ju. Väga hea küsimus. Internet on kõikvõimas ja aitab meid sellega. Nii, planeetide läbimõõt, taevakehade läbimõõt. Ma ei ole muidugi ammu kontrollinud. Kas võtame Wikipedia või ei usalda? Okei, Merkuur, planeet ja võtame siia kuu kõrvale. Keskmine raadius, kuu 1737 kilomeetrit, Merkuur, diameeter 4879 ehk siis ekvatoriaalne raadius 2439. Ehk siis meil on raadiusid erinevad, on põhimõtteliselt 2400 ja 1700. Et nagu suurusjärgud on hästi sarnased. Et kui me võtame maa siia kõrvale näiteks 6000 midagi. 6000, ehk siis üle 2,5 korra suurem on maa, aga Merkuur ja kuu on nagu võrdlemisi samas suurusjärgus. Et samamoodi meil olid nad hästi sarnases suurusjärgus, aga nad olid ikkagi suuruselt olid erinevad. Ja kui me vaatame siin ka Wikipedias olemasolevaid pilte, siis nad on mõlemad hallikad. Aga tegelikult on kuul on hästi, kas hästi palju, aga seal on mingid sellised tuntavad kraatrid ja mustrid. See on nüüd see pilt siis, mis oli võistlejatele antud. Et siin on sellised teatavad kujundid, mis tegelikult on suhteliselt tuntavad. See suur kraater siin ma ei tea, kas see on õige öelda lõuna kuu kohta, aga ütleme praegu pildil siis alumisel küljel. Et see on suhteliselt hea, mille järgi siis panna see kuu orientatsioon paika. Ma tean seal katteplaanides, ka siin, kus Ines seda hoidis, siis see on see, mille järgi meie keerasime seda paika. Selleks, et Neil deGrasse Tyson ei saaks öelda, et kuu oli valet pidi. Nagu Titanicu hukkumisel, Titanicu filmis on valed tähed taevas. Sest et sellel hetkel on ainult üks õige taevas. Uskumatu. Vist ei ole. Põhja poolkeralt, mis tähendab, et... Täpsustan siis veel, et kuigi vaata tundub suvaline hall, siis seal Riin ikkagi nagu detailides, siin on sellise kujuga kraater, siin on tumedam, siin on heledam, et see on ikkagi kunstiteos seal. Nii nagu maale on, eks ju, loogiline, et kust jooksevad mingid piirid, siis kuule täpselt samamoodi. Võiks olla kuskil, kus ei ole ookean. Alguses tundub ülesanne lihtne ja loogiline, kuid siis näeb ära, et toanurgas on ka väike. Ehk siis ta ütles, et kuna see on põhjapoolkert, see oleks loogiline, et see on kuskil, kus ei ole ookean. Ja ma ei tahtnud soosida seda lahendust, kus keegi vaatab, siin kohas on Eesti, järelikult kuu on siin, sest et ma näen seda. Ehk siis praegu me näeme küll, eks ju, teise külje alt, aga Eesti on umbes selle posti ees siin. Ja see post, nagu me juba teame, on eks ju vale. No minu meelest on oluline detail on ka see, et nagu maakera ju keerleb ja kuu näeb ühesugune välja. Väga õige. Ehk siis kuu võib olla siin ja ma saan põhjapoolkeralt igast kohast selle ööpäeva jooksul ma vähemalt korra siis peaksin seda siin nägema selle koha peal ja ta näeks samasugune välja seal. Et natukene nimme on siin see ookeani külg selle õige vastuse poole, sest et isegi kui see oleks sellel hetkel siit tehtud, siis kui ma ka siin kuskil ookeani peal asun sõudepaadiga, siis ma saaks selle pildi ikkagi teha põhjapoolkeralt. Võt, see on vaikne ookean muidugi, et seal ma ei tea, et keegi väga sõuaks. No on olemas seal ka, aga olgu. Kas Põhja-Ameerika, Euroopa ja Aasia. Päike vaatab sellise nurga alt, siis jääks vaid teine pool kuust valgustamata.
ma saan aru, et kuu ei saa olla maa ja päikese vahel, aga ma ei suuda otsustada, kas ta peaks olema maast paremal või vasakul. Pilt on tehtud põhjapoolkeralt. Taevakehade suurused ja omavahelised kaugused ei ole samas mõõtkavas. Ma olen siin. Mõtlen kohe sellele, kus kuu asuma peaks, kui tunnustan täiesti selle kauguse maast. Ja näha on siis kuust umbes süke 3/4. Ütleks, et see võiks olla siin. Kuu peab olema maa taga. On 2 valikut. Nii. Muretsen, et kas saan ülesed õigeaegselt tehtud ja hakkan rapsima. Valime siia. Ta peaks olema kindlasti mitte kaugemal. See on selles mõttes nagu, kas teil on nagu statistika ka selle ülesande lahendamise kohta? Nüüd 24 inimest lahendas, on ju? Ja nüüd minu küsimus on see, et kui juhuslikult lahendada, siis kuna neid nuppusid on, eks ju, mingi kogus, siis pooled peaksid sattuma selle 4 posti otsa, mis on maa ümber ja pooled peaksid sattuma teiste postide otsa. Ja siis omakorda pooled peaksid sattuma maa taha ja pooled maa ette ja siis omakorda pooled vasakule ja paremale, kui nagu juhuslikult lahendatakse, vaata. Et kas, see on nagu, ärme lähe sellesse praegu nagu süvitsi, aga see on nagu võib-olla siuke lahe harjutus, mida teha, et kui palju võistlejad nagu suvalisest lahendamisest paremini lahendasid? Oluliselt. Ma võin lihtsalt puusalt öelda nii palju, et siin juhtus päris palju seda vale loogikaga õige vastuse panemist. Mis võib-olla mõneti oli siuke, et inimesed arvasid õigesse suunda, aga päris paljud ei tea tegelikult, kuidas see nagu faas tekib ja hästi paljud võistlejad arvasid, et maa jääb ette. Okay. Ja sellepärast on osa kuust tume ja siis otsiti teda sinna taha ja vaadati, kumbale poolele siis saaks maavari langeda. Okay. Aga see on huvitav, et see nagu, et maa jääb ette, ei lähe nagu selle varju kuju tõttu katki. Et vaata, sest varju kuju on ju kumer, aga et ta peaks minema katki. Ta peaks minema katki, jah, sest et maakera vari peaks tekitama nõgusa varju. Et kui oleks maavaris, see peaks nagu siin niimoodi jooksma peal justkui. Jah, teistpidi, jah. Okei, väga huvitav. See on huvitav, et see neil nagu ei läinud sellest nagu ettekujutuses katki. Jah, tõsi. No vaatame, võib-olla näeme mõnda inimest, kes sellist lahenduskäiku ka põhjendab. Teised planeedid, ma paneks ta siia. Nii. Jääd selle juurde? Jah. See kahjuks ei ole õige vastus. Kiirustan, muutun lohakaks ja ülesande lahendus on vale. Tere, sinu ülesanne. Aga nagu väga lahe ülesanne. Mulle meeldib nagu see, kuidas ta on suur, ta on nagu, ainuke asi, mis on puudu, on see päikeseprožektor. Võib-olla see teeks lihtsaks. Mitte päikeseprožektor, aga piisaks sellest, et neil on nüüd nagu, et seal eraldi nagu seal on laua peal, on eraldi lamp, mis ei näita ühegi selle peale, aga sa saad selle kera sinna panna sinna lampi ja siis vaadata seda nagu, et sa saad ise ümber käia, et sa saad nagu testida järele justkui ja siis... See eeldaks ka muidugi, et on suhteliselt pime, et sa näed seda selgelt. Aga ma tahan veel, sa ütlesid, et päikseprožektoril puudu. See päike siin, saad aru? See on nagu päris maailma nagu lahendus asjadele. Et me ütlesime, et me teeme need planeedid, et kas produktsiooni poolelt, kas nad saavad nagu mingi päikse sinna tekitada, kas valgustajad saavad mingi päikse tekitada. Ja siis ma veel kirjutasin öelda sellele valgustajale sel hetkel ja ta oli siis, ma ei tea, valgus kõnnib Kadriorus, see valgusfestival oli äkki midagi. Ta saatis mulle 2 minuti pärast vastu pildi, seal olid ka nagu mingid nagu meetrites mõõdetavad planeet, ta saatis, siuke sobib. Ja ma olin mingi, sa teed nalja. Ja siis lõpuks nad tulid kohale, nad olid mingi, näe, see pall seal on valge. See on lihtsalt valge pall, kuhu näidatakse kollase prožektori peale. Ja see on crazy, vaata selle nurgalt natukene on aimatav, et see pool on siin, et rõdu pealt on prožektor. Aga kogu ülejäänud aeg siin ülesandes. Ma arvaks, see on kollane pall. Ma koha peal arvasin ka, et see on kollane pall. Aigar tuli kohale, minu arust oli, ma ei taha nüüd Aigarit liiga teha, aga ta tuli, kus nii suure kollase palli saite. Ma olin mingi, vaata, ta oli mingi, vaata prožektorid, ja see on maagiline, kuidas nagu see valguskunst töötab. Ja siinkohal siis disclaimerina või nagu niimoodi hoiatusena ütleme, et päikselt tuleb tegelikult valge valgus. Ja
oluline detail. Seal kirjas? Kell 6, ühenda juhtmed nii, et kell näitaks 6. Nii, siin on mul mingi skeem. Teises ülesandes pean juhtmed ühendama õigesti, et 7 segmendi tabloole tekiks number 6. Mul on vaja 6 jaoks 6, A, F, E, D, C, G, kõik peale B. 6 on meil siis ehk siis me ei taha saada B-d ja me ei taha saada A-d ja me tahame saada kõiki ülejäänud asju. Minu ees on Okei, ja. siis 3 ekraani, ja see oli täiega koht, vaata. Ja. Mis me teeme? millest 2 on juba ühendatud, ehk siis mina pean tegelema ainult ühega. Vaatame korra, kuidas teised ühendatud on ja hakkame testima jälle. See ei teinud midagi, väga huvitav. Katsetan, milline juhe paneb millise lambi põlema. Need ühendavad üksteise peale. Ma vaatasin valesti, võita. See on õige. D, E ja F ja G ja see ei tööta. Hakkan rapsima, ühendan juhtmeid natukene suvaliselt, sest unustan ära, kuidas see lõpptulemus täpselt peab olema. Ma pean lihtsalt selle panema siia. Nii, aga? Vale pidi ja mul F-i on... Ma mõtlen, et me peaks tegema ka Märko kvarki mängu. Ja. Nii, et kui märkate kvarki, siis andke meile märku. Kas sa oled ju märganud? Just vaja ja mul ei ole vaja A-d. Ma kujutan... Sa kujuta ette, kuidas ma olen pingutanud siin viimased, kui kaua selleks, et mitte, et nagu oodata piisavalt kaua selleks, kui ma selle välja ütlen, et ei oleks nagu ilmselge kohe, et kus ma nägin kvarki. Väga hea, et ootasid. Number 6 oma peas ette tagurpidi, nii et tekitan ka ekraanile valet pidi number 6. Mis sa arvad, millest see tingitud on, et inimesed sinna peegelpildis 6 tekitavad? Kas see on nagu... Sest selle joonise peal on et kui sa järjest hakkad minema A, B, C, D, E, et see F on nagu peaaegu lõpus, mida on hea ära jätta siit seda vasakpoolset. Et kas see on kuidagi sellepärast, et nad tahavad järjest alguses ära täita ja siis nad teevad selle nagu 6 mustri kuidagi jätavad selle ära või millest tekib, et see on juba mitmes inimene, kes paneb peegelpilti. Olgu, vaatame, kas Ralf teeb ülemise kriipsu või ei siis. Ja ilmuma peaks 6. Nii, vaata nüüd korraks, kas on 6. Issand jumal, 6 on ju 6. Nii. Ekraanile pean saama number 6, aga unustan täitsa ära, et 6-le käib üles kriips ja siis pean ühel hetkel natuke ümber ühendama. Ralf oli väga nagu good sport, vaata, et nagu ta tegi enda arust ära, sai aru, et okei, ta eeldatakse veel, no olgu, ma teen juurde. No veits on B-täht, nagu kirja B. Jah, kirja B. Ja kolmas, kes on peegelpildis. Kus on ikka niipidi? Võib-olla sa vaatad, mina võib-olla natuke tahapoole vaata nüüd, kaugemalt natukene seda asja. Vaata siin juheni peal on kell 6, tee niimoodi, et näitaks number 6:00. Et tegelikult siit saab spikerdada, kui sa ei tea, kumba pidi jookseb. Aga pinge olukord ja kõigil juhtub. Selja taga on üks rakett 69 ka. Ja vist on äkki külje peal ka. Aeg jookseb seal külje peal telekas ka. 6 on ikka teist pidi, kuule. Ühendan juhtmed ära, aga ekraanil on 6 tagurpidi. B-d ei ole vaja. Nii, just tubli, jookse edasi. Ja siit panen niimoodi selleks, et tuleks nii ja olemas. Tšau. Smooth! Ma rääkisin enne, kuidas Ines on tujuv, aga Ralf... Ühendame selle juhtme sellega ja nüüd on 6. Tubli. Jah, mine edasi. Nägemist. Selles ülesandes on vaja aru saada, millised tabloo elemendid on vaja põlema panna. Seejärel tuleb toitallika pluss klemm ühendada kokku sobivale elemendile vastava klemmiga. Ühine klemm tuleb ühendada toitallika miinus klemmiga. Mul on veits see, nagu see ei ole see, aga võib-olla sa oled näinud sotsiaalmeedias levivad need klipid, kus tehisaru abil on siis võetud mingisugused erinevad kuulsused ja pandud nad siis seletama, erinevaid võib-olla mingid matemaatika asju, kuidas töötab Pythagorase teorem, kuidas tuletist võtta, integraalid, mingid siuksed asjad. Ei ole näinud ühtegi sellist klippi. Kui sa nüüd räägid, siis ma nagu kunagi olen, aga hiljuti ei ole mul jõudnud.
siin on nagu, te tekitate siin sellega nagu siukse ohtliku pretsedendi selle kohta, et nagu inimesed arvavad, et see on ka AI-ga tehtud, sest et nagu miks Ines või Elina või keegi räägivad teile elektrist või sellest. Nad ei usu või? Et Elina oskab. Elina oli siuke ekspert pärast. Ei, ma usun seda väga, aga ma lihtsalt räägin, et nagu sellest et pigem inimesed ühiskonna sellest tekitud sellest, et siis teed nagu jah. Kell peab näitama 6. Need on juba 0-0. Seega muutan vaja ainult esimest. 6 oleks see ehk A, F, E, D, C ja G ehk B-d ei ole vaja panna. Mulle nii meeldib, kuidas see nagu kõik käivad selle läbi, teevad ringi ära, siis said aru, et kasutasin kõike peale B, et ma saan nagu ülesande lihtsustada sinna, et ühendada lihtsalt kõik peale B. Aga nagu keegi ei alusta sellest, et on nagu, ma panen kõik peale B, vaid kõik on nagu see tähendab seda. Ja see on, sa näed seda nagu nipsu hetke kõigil. Jõuan lauani. Tead, mis see veel tähendab või? Et seni lahendanutest kõik kirjutavad 6 väljast sisse. Ja vaatan, kuidas on teised numbrid ühendatud ja selle järgi teen oma lahenduse. Nende puhul on ka G-d ei ole pandud, ehk siis ja nende puhul G ei põle ka. No segmendid, mis on vaja põlema panna, neid ma nagu mõistaksin ja testime. Tegemist on üsna lihtsa elektroonika ülesandega. Ainus asi, mis mulle segadust tekitab, on see, kuidas juhtmeid üksteise külge ühendada. Sellisel pluss-miinus tuleb ühendada siit järjest, vaatame plussist. Me ei taha, et B poleks. Järelikult vaatame, kuidas need siin ühendatud on. Siin nad on lihtsalt ühendatud ükshaaval üksteise otsa. Väga hästi. Panen maanduse enne, selleks, et siis ma näen, mida ma muudan. Esimesena ühendame. See on väga õige. Kui mina istusin režiipuldis, klapid peas, jälgisin ka järjest, kui nad tegid, panin märkmeid, panin kirja, kes kui hästi tegi. Kas teil oli korraga rohkem kui üks võistleja rajal? Ei, sel korral minu arust ei olnud. Igatahes seal on nagu 2 sorti lahendusi. Need, kes ühendavad siis selle nagu positiivse poole, siis ühendavad negatiivse poole ja siis nagu valideerivad ära, et süsteem töötab, ma sain vooluringi kokku. Ja siis on neid, kes hakkavad lihtsalt kogu seda positiivse poole juhtme pundart üles ehitama ja siis kõige lõpuks vaatavad, okei, ma panen nüüd selle miinuse ka ja siis nad saavad esimese tagasiside, kas nad on olnud õigel teel või mitte. See pigem on, ma lihtsustaks sinna, et selline ma tunnen ennast mugavalt ja saan aru, mida ma tahan saavutada vooluringi lõpetamisel versus need lahendused, kes selle näite põhjal siis sellest lähtuvad. Mis kumbki ei ole vale, üks on rohkem selline, et ma tean vähem, ma toetun oma loogikale, teine on see, et ma teen nagu elektriülesande poolelt, aga lõpuks see on skeemi lugemise ülesanne. Ja ikkagi ühel juhul sa töötad mitte voolal oleva skeemiga. Nende juhtmete puhul ei oma erilist rolli. Ei, see on ka nagu aus. Miinuspooluse, et näha, kuidas juhtmete ühendamine mõjutab tablood. Nüüd tuleb ühendada F, mis on vasakpoolne ülemine. Mis sa veel laua peal näed? Oi, siin on lausa skeem. See tegelikult aitab väga palju. Olen ülesandega juba väga kaugele jõudnud ja siis Elina näitab mulle, et tegelikult on laua peal materjalid ka olemas. D-d on vaja ja siis on vaja kindlasti ka E-d ja siit on nüüd 2 tükki veel puudu. Viimane on pandud lihtsalt siia kommi ja sul on veel 2 minutit 15 sekundit aega ja tubli, tehtud. Jäävaks edasi. Kasutan selle ülesande lahendamiseks loogilist mõtlemist. Nii, tubli, tehtud. Jah, siitpoolt. Ilmselt. Vabandust. Võtame nüüd selle. Miinusest. Kommi. Tubli, tehtud. Aitäh. Ühenda kõik juhtmed peale B, lükkan viimase juhtme kommi ja saan õige lahenduse. Tere. Vaata, ülesanne on seal. Nii. Teaduslik kergotamine. Pane kerk kokku nii, et sellel saaks istuda. Viimases ülesandes ootab mind Jalmar Vabarna, kes on mu suur lemmik. Väiksed vihjed sulle. See on alusplaat, siin on vahepulgad ja see plaat peaks minema siis istumise alla. Nii, ta peaks igalt nurga alt olema siis võrdselt nagu toetatud, et ta ei hakkaks vajuma. Otsustan kergole panna 3 jalga, sest rohkem pulki mul lihtsalt kätte ei mahu.
see GoPro kaader, nagu kuidas nad on seal kõik. Nagu see siin. Ja see konkreetselt, kuidas nad kõik uurivad seda toolialust ja kuidas Jalmar on ka seal taga nagu elab täiega kaasa nagu lavit. No nii ta kindlasti ei püsi. Ma võin seda kohe tunnet. Noh, okei, mõtleme korra ümber. Asutame niimoodi. Siis mul 3 pulka vaja hoida. Äkki ma pean hoopis vastakut ei panema, aga ma proovin selle ka veel ühe korra järele. Nii ja see. Ossa. Hakkan pulki suvaliselt püsti panema, aga lahendust sellest kokku ei saa. Kui teised ülesanded olid kuidagi selgemad, siis see on ikkagi väga huvitav. Nii, aga proovime rohkem teoreetiliselt mõelda. Mul ei ole kahjuks 6 kätt, et 6 pulka püsti hoida ja 7, et seda tooli sinna peale panna. Ja mina ei saa sind aidata. Üritan pulki diagonaalselt asetada, kuid takerdun seal, kuidas neid täpselt paigutada. Ma panen 2 ühte punkti, veel 2 panen teisse punkti. Jumal. Proovin kogu aeg ühte ja sama lahenduskäiku, sest mõtlen, probleem on minu käsitöö oskustes. Palju pulki. 3, 2. No, teinekord kergotad. Pusin, aga lõpuks saab aeg ikka otsa. Ma arvan, et sul on mõistlikum mitte ehitatud istmel istuda, sest see ei lõppe hästi. Saad teinekord valmis ja aeg. Nii, finišini. Ja. Siin näidatud nagu klippide põhjal mulle tundub, et ma ei kujuta, et mulle tundub, et kõik nagu kas oskavad või ei oska. Või noh, et kas nad, et sel aastal kuidagi aeg mängib rohkem rolli, aga võib-olla lihtsalt on näidatud neid, kellel välja tuleb. Et noh, et viimast ülesannet me ei ole näinud ühtegi lahendust veel. Teises ülesandes minu meelest kõik on lahendanud, kes käisid. Ja siis see kuu ülesanne on siuke, kus mõned lahendused on olnud ka nagu, et on nagu mingid nagu erinevust lahendustes. Ja nagu statistilises mõistes see kella 6 ülesanne oli kõige lihtsam. Enamus lahendas ära, kuu oma oligi siuke, ma nüüd peast ei mäleta, aga ütleme umbkaudselt nagu pooleks, et seal me nägime mõlemad ja see kergotamine oli kindlasti kõige raske. Aga äkki veel tuleb keegi, kes ära lahendab. Ja äkki näeme, kui lihtne see Jalmarile on. Seto keeles tähendab kerk väikest pingikest. Meie kergokesel, meie kergol pole aga jalgu all. Võistlejate ülesanne on paigutada need pulgad siia plaadi alla nii, et kergo püsti püsiks. Kõige raskem ülesanne ongi see oma kätega kokku panna. Nii, siin pärmises on alus. Ma olen see ülesanne varem näinud. Nii, väga hea, see annab sulle eelise. Näed, on seda varem näinud. Sa enne küsisid, vaatame, kas keegi ütleb. Pean panema risti niimoodi, et need läheksid ühte jalga. Järelikult võtta 1 pulk, teine pulk. Kas ma tahan, et see jääks stabiilselt, need otse olema peavad toetama mingi asja peale. Parim plaan oleks umbes selline. Ülesande võti seisneb selles, et kõik 3 pulka peavad üksteise peale toetama. Lihtne kolmnurk. Toetavad üksteise peale. Tuleb paika panna. No nii, kas siit tuleb rekord või? Siis nad ei kuku ümber, kui ma panen nad siia risti. Tuleb tegutseda tasakesti. Ma kasutan oma lahenduses 6 pulka ja teen nendest 3 nurgad, et see struktuur oleks piisavalt tugev, et seda pealmist plaati kanda. Okei, kas ta seisab? Püsib. Kui sa nüüd lükkad selle, ja et ta ei kuku, siis voilà. Aitäh! Jõudu! Kuigi toimiva lahenduse kokku panemine võtab aega, saan ma selle siiski tehtud. Nii, lõpuks sa pead saama sellise tasakaalu, et sa lükkad. Setodel on üks laul. Hakkab sõnadega rikas soo. Ei, lihtsalt rikas. Ja siis edasi läheb, ma ei hakka siin kordama, aga võite Setode laule läbi hakata kuulama ja mõelda, et milline mulle siis meelde tuli, kui Jalmar sinna kergo peale ennast sättis. Alguses rääkisime Jalmariga, et võidu tingimus on see, et sa saad istuda tooli peale. Aga siis, kui esimene ära lahendab, ta oli mingi, jaa, mine, ta nagu ei kutsunud. Katta siia ruudu sisse. Jaa. Aga päris hästi läheb sul, see on väga huvitav taktika. Enne vastamist igaks juhuks kontrollin, kas see kerk on ka stabiilne. Nii.
tasakaalus. härra saab märgi. Valmis ta saigi. Nii. Tubli, pane finišisse. Aitäh. Päris hea. Mõned ilusti tasakesti. Tead, see on täitsa okei, kui ta on põhimõtteliselt püsti. Nagu minu arust täiesti nagu fenomenaalne, kui vähe, ma ei tea, kes see võistleja on, laseb ennast häirida sellest, ta tegi, vaata, siis tal kukkus üks jalg ära. Ja ta ei võpata. Nagu mitte midagi, mitte nagu null reaktsiooni lihtsalt. Nagu ma hoian seda edasi, ma võtan sellest panen selle paika nagu. Minu arust oli ka enne, kui ta siin alustas. Tal oli, kui meil näidati eelmine kord, tal oli nagu vist 2 jalga olemas ja ta võttis viimast 2 ja ta nagu möönis kogemata, ta lõi nagu suht tugeva põntsu vastu olemasolevaid jalgu. Ja ta täpselt samamoodi, okei, midagi kukkunud ja ta läks edasi ja käed hoidsid. Mul on õige lahendus juba valmis, aga ma ikka kardan, et see ei püsi püsti ja katsetan veel. See on hea. Kvaliteet üle kvantiteedi lükka keskele. Hästi. Ja super, väga hea. Jookse finišisse. Aitäh teile! Tule, kiirus. Ja viimane lõpuaeg kõlas nii. Kuidas on enesetunne? Mega äge oli. Mega äge. Milline lemmik ülesanne oli? Ikka pink. Muusika mängis, kui kohale jõudsin ja mida laulma. Kui ikka muusika mängib, siis on ilus kuulata küll. Ja milline kõige keerulisem ülesanne oli? Kõige keerulisem ülesanne oli oodata, et lõpuks rajale pääseks. No see on tõesti keeruline. Ja on sul veel mõni tore kokkuvõttev lause ka öelda siia lõppu? Ma olen Välk ja Pauk, ökoskaut! Kergo jalale, kergol jalkatski latsel päälahti. Kergo jalale, kergo jalkatski latsel päälahti. Teine ennustusvoor. Kas leiad üles selle näo, keda enne pakkusid või tegelikult ei saanud aru nii täpselt? Ma kahtlustan, et vist ei ole teda siin. Või kui on, siis on nagu kas see nägu või see nägu või ei tea. Ma võtan uue lihtsalt. Võta uus võitja. Poweris. Ma ei teagi. Ma võtame... Ma ei teagi, ma nägin. Mulle meeldisid, kui samas kui sa ütled, et see on kõige lihtsam ülesanne, siis ma ei tea, kas seda peaks võtma. See, kuidas seal seda kella 6 ülesannet lahendasid mõned võistlejad nagu väga profilt. Samas, ma teen niisuguse emotsiooni otsuse. Meile näidati täna, režissöör otsustas näidata seda tüdrukut, Tuulit kõige rohkem. Nii et ma valin Tuuli. Seekord. Ja ta ka väitis, et kõik ülesanded olid lihtsalt tema jaoks. Nii et siis nagu see on ainuke võistleja, kelle kohta mul on info, et tal oli kõikide ülesannetega oli lihtne. Ja me võiks siin tehagi selle vaatemängu, et pange alla kommentaaridesse kirja, kes teie arvus võidab. Ja kui te panete täppi, kui te olete pannud kommentaari enne, kui järgmised osad välja tulevad ja lõpuks see inimene võidab, siis no karikas kindlasti. Mul on hea meel, ma juba kujutan ette, kuidas sa seda karikat voolin. Voolid, jah. Jaa, võib-olla voolingi. Aga nad peavad siis nagu, ma mõtlen, et neil on nagu, no neil on raudselt 1-12 valik. Sest et meil ei ole nagu... Jah, te võite terve osa põhjal valida, et see on 2 korda lihtsam kui matsil. Kõik võistlejad on nüüd muusikalise teaduslabürindi läbinud. Kohtunikud jälgisid noorte sooritusi kogu päeva jooksul väga tähelepanelikult ning aeg on välja selgitada, kes teenisid välja koha raketi pardal. Rakett 69 15. lendu alustavad järgmisel korral 12 võistlejat. 6 parimat teaduslabürindi läbijat pääsevad otse raketi pardale. Ülejäänud 6 valisime välja meie, kohtunikud. Parimad tulemused tegid täna. Parimad tulemused, tahad pakkuda või? Ma ju ei tea piisavalt. Jah, sa saaks käin näpuga selle järgi, keda sa nägid lahendamas. Märt Raasik. Tulevikus näen ennast töötamas inseneeria või füüsikalal. No, mis see uu tähendas? Nagu, et uued kostüümid olid. Uued kostüümid olid. Helena-Mai Lannes. Ma olen raketti vaadanud esimesest toest saati ning tahtnud ka ise olla sama suur ja lahe ning jõuda ükskord raketi pardale. Oskar Hurt.
soovin kunagi reisida Antarktikasse, et teadust teha. Kärt. Nägid või? Hobid, abipolitseinik, on 18, ma ei tea, kui vanalt saab, kas nagu sa pead 18 saama saab või sa saad juba nagu varem olla abipolitseinik. Päris lahe, Oskar tundub äge. Pürn. Kärt oli mu lemmik selle esimese ülesande, ta seletas seal, kui mina istusin, ma nägin tervet ülesannet, me nägime siin fragmenti, ta seletas väga hästi selle kuu asjad, üli nagu samm-sammult loogiliselt ei jää nagu midagi vahele või kahtluse alla, et ma olen Kärdile väga pööd. Olen kodutütar, käin palju metsas ja laagrites ja tegelen tantsimisega. Tuuli Hanson. Palju õnne, Mats! Esimese värava läbisid. Tulevikus näen ma ennast kas loodusteadustes mingisuguse teadlase või õpetajana või teen ka mõlemat. Ja Ralf Lamp. Ralf tegi hüpet nagu Uku-Märt alguses. Ja ma ei näinud, kui see Uku-Märt tegi, aga ma kõndisin sealt saalist läbi sellel hetkel, kui Ralf tuli ja ta mingi, ma ei tea, mis ma teen. Ma mõtlesin, ma hüppan äkki jalad kokku. Ja siis režissöör filmis neid asju ja ütles, et seda juba tehti. Ja siis ma ütlesin, te ikka kui tahate suuremalt lihtsalt. Ma ei tea nüüd, kes see nagu tegi või nagu, et võid ju vabalt teha, et lihtsalt teistmoodi piisavalt. Ja siis ta went all out, ta tegi mingi 3 katset, mingi jalad pea kohal kokku. Okei, ilmselt tegi selle ühe, ei mäleta täpselt. Aga vaata, mõlemad tegid samale poole. Kas juhus või kuidagi seotud parema käelisusega, mis on dominantne featuur vasakujalgsetel inimestel. Juba väiksest peale Rakett 69 vaadanud ja olin täiesti veendunud, et ka mina olen ühel päeval siin selle kastikese sees. Kast on vahepeal suuremaks läinud, Ralf. Seda ka, aga see on väga hea see, kui ma ei tea, kas tal nagu toimetaja ütles, et tee seda või kas ta tuli ise, See on nii ilus. Ja see, et see mahtus, ma ei tea, äkki see oli esimese korraga. First try, et ta lihtsalt nagu, vaat siin selle kastikese sees. Proovisin ka esimese korraga ära mahtud. Jäänud raketlaste valikul said määravaks teie lahendus- ja arutluskäigud, mis meile, kohtunikele silma jäid. Raketilendu alustavad ka Jan-Hendrik Järvemets. Vabal ajal tegelen ma tennise, klaveri, male ja uisutamisega. Hendrik Pärli. Ta hüppas teisele poole, nüüd nägid või? Jaa. Vasakukäeline. Tulevikus tahaksin töötada kas tehisintellekti või kosmose valdkonnas. Oota, päriselt või? Et ta on vasakukäeline või? Ma ei tea. Aga eelkõige aidata maailma. Gloria Luisa Eberle. Eriti hästi tuleb mul koolis välja keemia. Lukas Müürsepp. Minu teadusalane unistus on lahendada mõni lahendamata võrrand universumi kohta. Ja Robi Nõunamägi. Vabal ajal tegelen ma robootikaga, 3D prindin ja käin jõusaalis. Raketi pardal on veel vaid üks koht. Ja see kuulub sulle. Tambet Parm. Raketisaade on imeline võimalus panna proovile enda leidlikkus. Ja see on üks asjadest, mis mind motiveerib ja mida mulle teha meeldib. Rakett 69. Taabid olid mototehnika ja kitarr. Need on mõlemad nagu see leidlikkuse, vaata see, et midagi natuke timmid sinu kirja peal, siis lähed timmid, siin vahetad küünlaid. 15. lend on alanud, kellest aga saab järgmine võitja, selgub juba teadusrännaku lõpus. Kohtumiseni! Sidekontroll, kas said? Jah. Mitu viisnurka te praegu palli peal on? Juba järgmisel korral alustavad raketlased võistlust punases, rohelises ja sinises võistkonnas. Meil on vaja töö jaotuda põhimõtteliselt 8. Mõõda selle osa pikkus siit. Oota, probleem. Tiimiliikmete omavaheline koostöö läbib esimese tuleproovi jalgpalliväljakul. Tuld! See lendaski! Jaa! Head töö! Kes on 15. hooaja võistlejad?
saa rakettlastega lähemalt tuttavaks ja otsi lisainfot võistluse kohta Rakett69 kodulehelt ja sotsiaalmeediast. Tead, mis sa? Sa pead omal TikToki tõmbama. See aasta hakkab peale viskama seal raketi contenti, nii et vähe pole. Ma olen näinud siin mõtetel. Smaragda on lihtsalt nagu kütab päevast päeva TikToki contenti. Nii et mina olen elevil. Ma usun, et sa ka. Isegi kui seda võib-olla, ma ei tea, äkki saab Instagrami ka. Ja siis hoidki silm peal kõigel. Ja mul siia lõppu üks väike nugget ka, kui ma seda kuskile vahele ei monteeri. Sul on väike nagu süke küpsis, süke preemia. Väike eriline üllatus. Me proovisime siis ka, kuigi see esimene vist läheb pekki. Ja palun. Teeme paremini. Natukene, kuidas ma ütlen siis. Ja palun. Miks nii kuri oled, Reit? Ma ei osanud teha midagi. Ma ütlen sulle. Ja nüüd. Näed? Jaa, ma tean, ma ei oska nii hästi. Ja nüüd. Sa pead poose jääma hoidma, aga noh. Ma ei tea, kas Oliver, kas tema hooajal ka juba oli neid vaja teha või mitte? Ja nüüd. See on siuke NPC veits see või? Siuke, et kui ma võtan GTA lahti, siis seal on see ja siis vend seisab. Ma ei tea. Kui märkad enda ümber maailmas midagi, mis on kehvasti teaduskommunikatsiooni poolest tehtud ja sa tahaks küsida MVTT, siis pane meil mvtt@kvark.ee ja vaatame üheskoos, mis veidrat teaduskommunikatsiooni meie ümber leidub. Ja, ehk siis küsib miks ja märgake Kvarki. Mina sain sellest saatest vähemalt 3, millest 2 tükki olid nagu samal hetkel või nagu sama nagu märkamine, aga nagu vahepeal oli cut nagu teisele plaanile. Nii et siis nagu... Kas need 3 nagu 3 korral nägid või sa nägid 3 erinevat inimest? 3 korral nägin 2 erinevat inimest. Okei, ehk siis Mats nägi 2 erinevat Kvarki esindajat saates. Vaata, kas sina näed sama palju või näed rohkem ja siis anna siin all teada. Vaata, oleme 3-2 ja